Tere! 2022 aastal ma tegin ühe video ja ma rääkisin seal Jeshua risti löömisest ja ülestõusmisest. Ja ma esitasin seal küsimuse, kas Jeshua löödi risti reedel või oli see kolmapäev. Ja kas Jeshua tõusis üles pühapäeval, nii nagu kristlik kirik, kristlikud usuorganisatsioonid seda teile õpetavad, või tõusis ta üles laupäeval. Ma kasutasin selles videos juudi kalendrit ja aastal 2023 langes 14 Nissan, mis oli Paasa talle ohverdamise päev. See langes kolmapäevasele päevale meie Grigoriuse kalendris. Ja ma tõin välja juudi kalendris ajaliselt kõik need sündmused, mis ma piiblist leidsin, mis olid seotud Jeshua kinnivõtmisega, ülekuulamisega, ristilöömisega ja kalju hauda panemisega ja ülestõusmisega. Kui kristlik kirik väidab teile, et Jeshua löödi risti reedel, siis siin tekib kohe selline vastuolu, sellepärast et Jeshua pidi kindlasti piibli järgi, Jumala sõna järgi, mis on muutumatu. Ta pidi hauas olema 3 päeva, 3 ööd. Ühes kirjakohas vist on isegi öeldud, et ta tõuseb üles 3. päeval või siis 3 päeva pärast. Reedega kahjuks ei arvutu see 3. tsükkel. Küll aga arvutub see kenasti siis, kui Jeshua löödi risti kolmapäeval ja pandi kalju hauda väikese loojangu eel. Nii et vaadake seda videot ja siis te märkate, kuidas tegelikult need meie kristlikud ususektid teid eksitavad ja petavad teid. Minu soovitus on see, et võtke oma koguduses sõna selles osas ja kutsuge pastorit korrale. Ja näidake piiblist või siis sama kalendriga, näidake ette tegelikult see aeg. Sellepärast, et meie kristlikud ususektid on seotud kes suuremal, kes vähemal määral Rooma katoliku kirikuga. Ja kuna katoliku kirik on muutnud aegu ja kalendrit, siis on ta tõstnud ja ühildanud siis paganlikud pühad kristlikega. Nii et mõelge, millest te tegelikult osa saate, mida te õpetate, sellepärast et te jagate täpselt samuti ju inimestele valet edasi. Kui te ise käite valedes ja ei käi tões, siis te jagate inimestele edasi valet õpetust. Ja see on karistatav. Nii et vaadake see video ära ja mõtisklege. Ja minu soovitus on tõesti, loe piiblit ja ära usu kõike seda, mida sulle kantslitest räägitakse ja õpetatakse. Olge väga õnnistatud ja rõõmsat vaatamist. Ma tahan täna siis rääkida teile Paasa pühast. Ja kuna 2023 aasta aprillikuus 14. Nissanil, mis on siis kolmapäev, algab Paasa püha. Ja see on ideaalne aeg praegu näidata teile kalendrist samm-sammult ära need käigud, mida Jeshua tegi, kui ta pidi ristile minema ja kui ta oli ristil ja mis pärast risti sai. Meie kristlik kirik väidab raudkindlalt, et Jeesus, Jeshua löödi risti reedel ja ta tõusis üles siis pühapäeval. Näitan teile ka, see nüüd on Google kalender, siit on võetud 1 nädal. Siin on meil siis meie Eesti kalendri järgi suur reede, mis ongi reedel ja ülestõusmist pühade 1. püha, 9. aprill. Ja kristlik kirik väidab selgesõnaliselt ja kindlalt ja pastorid täpselt samamoodi õpetavad kantslist teid, armsad kristlased, et Jeesus, Jeshua
suri, löödi risti reedel, reede hommiku. Piibel ütleb kell 9. Ja ta maeti Kalju hauda siis enne päikseloojangut, sellepärast et kui päike loojub, siis juudid enam väga tööd ei tee, toimetusi ei tee, sellepärast et neil hakkab šabat, suur šabat. Ja väidetavalt siis see suur šabat on siis laupäev. Aga selles videos ma tahan teile väga selgelt näidata teile seda, kuidas teie koguduse pastorid ja kogu see kristlik süsteem valetab teile ja eksitab teid. Sellepärast, et Jeshua ei saanud surra reedesel kuupäeval. Sest meil on 3 sellist punkti. Ta pidi olema hauas 3 päeva ja 3 ööd. Ehk siis vahet ei ole, kas siis on öö, 3 ööd ja 3 päeva või 3 päeva ja 3 ööd. Et põhimõtteliselt 3 ja 3. Teine punkt on see, et ta pidi üles tõusma 3 päeva pärast. Ja 3. punkt on, mida me saame lugeda, on ta pidi üles tõusma 3. päeval. Seega mitte kuidagi ei arvutu see valem selle reedese päevaga. Aga see valem arvutub ideaalselt kolmapäevase päevaga. Ja ma tahangi teile näidata nüüd kalendri näite põhjal. Ma otsisin välja kalendri, ma otsisin välja kellaajad Iisraeli ajavööndist ja ma näitan teile nüüd täpselt ära, kuidas need sündmused toimusid. Ja te saate ise veenduda nüüd selles, et teile on tegelikult aastasadu valetatud. Aastasadu on teile valetatud. Nii et ma võtan selle kalendri, ma kasutan siin shabat.org, selline koduleht on, see on juutide leht, selleks, et mõista juute ja nende tegemisi paremini, selleks lihtsalt tuleb minna sellele kodulehele ja ma leidsin sealt kalendri, täpselt samuti ma leidsin sealt ka sama kalendri kolmapäevase päeva, mis on lahti löödud kellaaegadega ja siin me näeme väga täpselt, siin on koidik, siin millal päike hakkab tõusma, siin me näeme keskpäeva, ühesõnaga ma võtan selle kalendri ja ma joonistan sellele kalendrile ka märkmed. Nii et te saate ise vaadata sellest samast videost ja kaasa lugeda ja kaasa mõelda ja kaasa kontrollida. Ja pärast seda videot ma panen selle lingi kõikide nende materjalidega YouTube'i kommentaaridesse. Nii et te saate selle alla tõmmata endale ja kodus vaadata ise üle. Ja te veendute, et teie pastorid, teie karjased on teile aastaid valetanud ja eksitanud. Nii et alustame ja võtame siis lahti selle sama. Kõigepealt võtame lahti kirjakoha, mis näitab, et 14 Nissan on see päev, kus paasatall peab ohverdama. Ehk siis, kus paasatall ohverdati läbi piibli. Siin on nüüd 3. Moosese raamatu 23. peatükust võetud screen, Jumala seatud pühad. Siin me näeme, mida Jumal ütleb Moosesele. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile. Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuks. Minu seatud pühad on need. 7. päev on täielik hingamispäev, ehk siis šabat. See on laupäev. Püha kokkutulek. Te ei tohi teha ühtegi tööd ja see olgu issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus. Ja siis nüüd paasapüha osas on 1. kuus 14. päeva õhtul on paasapüha, issanda augus. Ja õhtu algab siis päikseloojangul. Vaatame edasi. Siin on Piibelnetist võetud terve hunnik kirjakohti, mis näitavad, et Vanas testamendis räägitakse sellest 14. päevast, kui paasatalle ohverdamisest ja söömisest, seda paasa söömaaega peeti siis 14. päeva õhtul. Siin on kirjas ka selle kuu 14. päeva õhtul pidage seda seatud ajal. Te peate seda pidama kõigi selle eeskirjade ja seaduste järgi. Nii et me näeme seda, et 14. kuupäev on õige kuupäev, millal paasatall ohverdatakse ja millal ka Jeshua ristile löödi. Siis ma panin
Piibelnetti otsingusse paasapüha ja siin on täpselt samamoodi jutt sellest samast paasapühast 14. kuupäevast. Teine Moosese 12.14 ütleb aga väga konkreetselt seda, et me peame seda päeva mälestama. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege issanda pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. Nagu me teame, siis juudid pühitsevad seda õigel päeval, 14. Nissanil. Aga meie kristlik kirik on võtnud selle Jumala sõna ja mugandanud seda siis vastavalt sellele, kuidas nemad tahavad. Ja seda on teinud Rooma katoliku süsteem järjekordselt. Meil on kalender, siis me saame väga hästi saame mugandada selle paasapüha siia kolmapäeva aastal 2023. See suur reede peab hakkama ära jääma ja te saate varsti aru, miks. Ja läheme edasi. Nüüd see ohvritall, mis siis paasapühal ohverdati, see tall oli selline seadus, et see tall peab olema teil veatu. Ja kui me siin vaatame Luuka 23, siis me näeme, et Pilatus kuulutas Jeshua süütuks. Ehk siis tema ei leidnud Jeshual mitte ühtegi süüd. Kuigi ühtegi süüd ei ole leidnud ka Herodes. Ja Pilatus pöördus taas nende poole, tahtes siis vabaks lasta Jeshuat, kuna ta oli süütu. Temas ei leitud mitte mingisugust süüd ja see kattus siis selle teise Moosese 12, 5. pealkirjaga. Seda paasatalle pidi siis säilitama kuni 14. päevani, ehk siis paasatall valiti välja varem ja teda siis jälgiti, vaadati, kas ta on ikka väga efektiivne ja väga puhas loom, et teda ohverdada issandale. Ja siis on kirjas, et issanda Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja juudid ja kõik seal rahvas siis, kes olid Jeshua vastu, karjusid löö risti. Ja nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti. Ehk siis Jeesus oma rahvuskaaslased piltlikult öeldes siis nõudsid tema hukkamist. Siin on ka kirjas see, et te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks. Ja nagu te teate, siis Jeesust ei jäetud hommikuks ristile rippuma, vaid Arimaatiast pärit Joosep võttis ta ristilt maha, mähkis ta rinasse ja paigutas kaljusse raiutud hauda ja veeretas kivihauakambri ukse ette. Ja siin me näeme nüüd paasatalle söömiskorda, teine Moosese 12.46, et see on paasatalle seadlus, ükski võõras ei tohi seda süüa, aga raha eest ostetud iga sulane võib seda süüa, siis kui olete tema ümber lõiganud. Ja meie usklikud täna, meie süda on ümber lõigatud. Nii et me oleme täitsa kõlbelised meenutama seda päeva. Luid ei tohi sellel paasatallel murda. Jeshual ei murtud mitte ühtegi luud. Ja siin on kirjas kogu Iisraeli kogudus, pidagu seda. Kas sina kuulud täna Iisraeli kogudusse? Siin all on ka kirjas see mul pandud, et Jeshua pidi viidama kaljuhauda enne päikeseloojangut, sest pühad algavad päikeseloojanguga. Ja kaljuhauda panek ja kivi veeretamine pidi toimuma enne, kui algas suur šabat. Ja šabati vastu juudid ei tohtinud eksida. See skriin on võetud Luteri kiriku kodulehelt, kus on siis välja toodud selle paasapüha nagu kirjeldus. Ja siin on kirjas Jeesuse viimast paasa söömaaega koos jüngritega. Ehk siis me meenutame selle pühaga Jeesuse viimast paasa söömaaega koos jüngritega, nende jalgade pesemist ja armastuse käsu andmist. Te võite ise lugeda Luteri kodulehelt seda, ma ei hakka kõiki lugema. Nüüd suur reede. See on Jeesuse üle kohtu mõistmise, ristilöömise ja surmapäev. Mõistate? Seda kirjutab Luteri kirik. Okei. Las see praegu jääb.
Siis tuleb vaikne laupäev. Jeesus suri evangeeliumite andmetel reede keskpäeva paiku. Sõbrad matsid ta kiiruga enne päikese loojangut lähedal asuvasse kaljuhauda. Järgneva öö ehk siis laupäevase päeva ja öö oli Jeesus surnuna hauas. Niimoodi väidab ja õpetab teile Luteri kirik, kristlik kirik, katoliku kirik ja ilmselgelt ka teie oma kodukogudus siin Eestimaal. Palju õnne teile. Nüüd võtame ülestõusmispühad. Kristuse ülestõusmise püha peetakse pärast kevadist pööripäeva esimesel täiskuule järgneval pühapäeval. Ja seetõttu langeb esimene ülestõusmispüha erinevail aastail ajavahemikku 22. märtsist kuni siis 25. aprillini. See on kristlastele aasta suurim püha ja rõõmupäev. Pühade püha. Me tohime juubeldada, ülistades Jumalat, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Te võite seda edasi lugeda, ma rohkem ei taha. Siin on nüüd võetud siis internetist välja see, millal on munadepühad ja millal on lihavõttepühad. Ja siin me näeme, et munadepüha on liikuv püha esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva ja jääb ajavahemikku 22. märts kuni 26. aprill. See on täpselt see ajavahemik, mis oli ka Luteri kiriku kodulehel, millal nemad tähistavad siis ülestõusmispühi. Ja ülestõusmispühad siis on kõige lähem pühapäev siis peale seda 14. Nissanit. Aga me ei näe nagu piiblist mitte kuskil sellist kirjakohta või sihukest juhist, mis paneks paika sellise muudatuse. Et kristlik kirik siin järjekordselt teeb omavoliliselt mingisuguseid samme ja nagu ma olen juba varem öelnud, on see Rooma katoliku kiriku poolt välja töötatud selline püha, mida siis pannakse ka kristlased tähistama. Ja kuna Rooma katoliku kirik on emakirik ja väga paljud kirikud on selle kirikusüsteemi all või siis nii ka orjad, siis pole mitte midagi teha. Ja kuna munadepühad ja lihavõttepüha on ka riigipüha, siis pole ime, et kristlik kirik on ennast mugandunud nii nagu riik on selle paika pannud. Minu küsimus teile, armsad pastorid, on: kuidas sai Jeshua süüa jüngritega paasatalle ehk osaleda paasa sööma ajal, olles ise paasatall? Jumala seaduses on paika pandud väga täpne kord, millal tuleb valida paasatall, millal paasatall tuleb tappa ja millal süüa. Seadusega on ka määratud ära see, et ohvri loomast ei tohi midagi jätta järele järgmiseks päevaks. Teine küsimus: kuidas Joona tunnustäht? Nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Kuidas see tunnustäht arvutub, kui reedel enne päikese loojangut Jeshua kaljuhauda pandi? Šabat on päikese loojangust päikese loojanguni ja Jeshua pidi olema hauas enne päikese loojangut. Kuidas reedega arvutub kirjakoht Mattiuse 17.23? Ja nad tapavad tema ja 3. päeval äratatakse ta üles. Kuidas reedega arvutub kirjakoht Markuse 9.31 ja kui ta on tapetud, tõuseb ta 3 päeva pärast üles? Nüüd 3. võib-olla kõige olulisem küsimus on see, miks kristlik kirik, Eesti koguduste pastorid ei pea kinni Jumala sõnast, kui Jumal oma sõnast selgelt
on määranud kindla kuupäeva, 14 Nissan, paasapüha aeg, ja mis on täna mõeldud mälestuseks. Me ei pea ohverdama looma, vaid mälestama. Suurel reedel kuni selle aastani siis kristlik kirik ka ju mälestas Jeesuse surma ja üles tõusmist. Aga ma usun, et aastal 2023 asjad muutuvad pärast seda videot. Ja see korraldus on ka pühitseda seda issanda pühana. Ja miks Eesti kirikud käivad Rooma katoliku süsteemi järgi ja pühitsevad Rooma katoliku kiriku poolt sisse seatud suurt reedet ja ülestõusmispüha, kui Jeshua tegelikult ei löödud risti reedel. Ja ta tegelikult ei tõusnud üles pühapäeval. Miks kristlik kirik järgib metsalist, mitte Jumalat? Ja armsad kristlased, need küsimused te võite välja printida, te võite need välja kirjutada ja võtta oma koguduse pastoril nööbist kinni ja nõuda vastuseid. Sellepärast, et need asjad, mida teile õpetatakse seal kirikus, on vastuolus täielikult Jumala sõnaga. Ja ma julgustan teid olema julged, võtma kinni nööbist ja nõudma pastoritelt vastuseid. Ja veel parem on nõuda pastoritelt seda, et kirik, kogudus, kus kohas sina käid, hakkaks järgima Jumala sõna päriselt ka. Sellepärast, et sina hukkud. See on sinu leping Jumalaga. Ja kui sa käid valedes, siis sa räägid ju edasi ka valet. Sa valetad. Sa eksitad kaaskristlasi. Ma tahan teile näidata nüüd, võtsin ühe kirjakoha. Jeshua viimane paasa söömaaeg, Luuka 22. Te võite selle ise välja võtta, lugeda seda. Ja ma loen teile. Saabus hapnemata leibade püha, mil paasad all pidi tapetama. Ja Jeshua läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. See tähendab seda, et Jeshua andis konkreetse korralduse minna valmistama paasa pühade ajal paasat. Ja õpetaja ütleb sulle, ütleme niimoodi, et siin selle ma jätan vahele, nad pidid minema majja ja siis jüngrid ütlesid, õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin paasat süüa oma jüngritega. Siis too näitab teile suure vaipadega kaetud ülemise tuba ja seal valmistage. Ja nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeshua neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa söömaaja. See tähendab seda, et nad täitsid selle Jeshua korralduse. Ja kui tuli tund, istus Jeshua maha ja apostlid koos temaga. Ja Jeshua ütles, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Ja ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. See piibellik kirjakoht ütleb, et Jeesus, Jeshua, sõi jüngritega paasat ja see oli tema viimane paasa söömaaeg. Aga see ei olnud 14. Nissan, see päev, kui Jeshua risti surma läks. Sellepärast, et need samad kirjad ei ole kirjutatud ju järjest igal päeval või igal kuul. Jeshua oma jüngritega sõi paasat mitu aastat järjest. Ja need kirjad, see siin on viimane, see on 1 aasta varem. See on 1 aasta varem, kui ta risti löödi. On see kirja pandud. Sest siin ta ütleb väga selgelt, ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ja ekslik on arvata, et Jeshua sõi oma jüngritega paasat samal ajal, kui ta risti löödi. Ta ei saanud seda mitte teha. Ja ma näitan teile, siin on jälle Shabbat torg. Siin on seesama paasaõhtu seeder, see püha söömaaeg. Peetakse esimene paasapüha seeder esimese loetletud kuupäeva õhtul. See tähendab seda päikese loojangu ajal. Järelikult Jeshua ei saanud süüa jüngritega paasa söömaaega.
olles ise paasatall. Järelikult see paasa söömaaeg toimus 1 aasta varem enne ristisurma, sest Jeshua oli paasatall ja kõik käis Jumala seatud ajakava järgi. On siis kirjas, et Jeshua ta tähistas mitu korda paasapüha. Ja siin me näeme selles kirjakohas veel, et Jeshua ütles konkreetselt, minge ja valmistage meile paasa. Nii et see siin oli 1 aasta varem kirja pandud sündmus. Nüüd 2023. aastal toimuvad paasapühad täpselt sellises järjestuses, nagu see oli Jeshua ristisurmaaeg. Selleks, et saada teada, millal Jeshua täpselt suri ja kaljuhauda pandi ning üles tõusis, selleks me ei saa lähtuda meie sellise Gregorianuse kalendrist. Kes tahab käia tões ja õpetada tõde, järgida tõde, see peaks piibli uurimisel ja õpetamisel siiski lähtuma ja kasutama juutide kalendrit. Ma hakkasin ise seda ka uurima, sellepärast, et mind see hakkas häirima. Täpselt samamoodi nagu hakkas häirima kunagi aastal 2018 siis hingamispäeva teema, et miks peetakse jumalateenistusi pühapäeval, mitte laupäeval, sest laupäeval on piiblis kirjas. Ja mind ei rahulda enam kristliku kiriku poolt kuuldud, moonutatud õpetused. Ja mina ei tea, armas kuulaja, kuidas sina sellega rahul oled. Ma ei saa aru, miks sa oled rahul selle vale õpetusega. Selle kõige taga on Rooma katoliku süsteem. Meie Eesti koguduste juhid on aga selle süsteemi orjad, sest nad õpetavad mao ehk siis saatana poolt ette antud õpetusi. Koguduste juhid, pastorid, kes on karjased, juhivad kogudust tõest eemale, õpetades ja julgustades pidama paganlikke pühi, nagu lihavõtted, jõulud, uusaasta, jaanipäev, sõbrapäev. Ja ma panen siia kirja koha 1. kuningate 18:21. Nüüd astus Eel ja kogu rahva ette ja ütles, kui kaua te lonkate kahe karguga, kui issand on Jumal, siis käige tema järgi. Aga kui Baal on see, siis käige tema järgi. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Ja täpselt sama analoogne kirjakoht 1. Korintuse 10:21 ütleb, te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issanda teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad? Öeldakse, et kõik on lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, kõik ei ehita kogudust, siiski kõik ei ehita kogudust. Nii et pastorid õpetavad ja pingikristlased siis kuulutavad avalikult, et seadus on ristile viidud, me oleme nüüd vabad seaduse alt, me peame ainult uskuma ja arm päästab meid. On tõsi, et me peame uskuma ja armu läbi me oleme ka päästetud. Kuid seaduseta ja sõna kuulmatu elu ei ole armu all elamine, vaid needuse all elamine. Ja nüüd ma tahan teile näidata siis sellest kalendrist järk-järgult neid sündmusi. Nii et te saate ise näha kellaajaliselt, millal need juhtusid. Need on orienteeruvad kellaajad, kuna kõiki kellaaegu ju ei ole. Aga meil on oluline teada saada see päev täpselt siis, millal Jeshua kaljuhauda pandi ja millal ta üles tõusis. Ja meil on 3 punkti, 3 ööd ja 3 päeva. 3. päeval ja 3 päeva pärast. Nii et hakkame vaatama. Nii, ma hakkan nüüd lahkama seda kalendrit. Juudi kalender, aprill 2023 ja hakkame peale 14. Nissanist. Ja lähme edasi, liigume siis järjest kellaaegade kaupa ja sündmuste kaupa. Vaatame, mida me saame siis. Nii, 14. Nissan, kolmapäev. Kõigepealt me vaatame seda, et mis on siis päev. Jumal lõi valguse päevaks, ehk siis valge aeg on päevane aeg. Pimeduse lõi ta ööks. Kui on pime, siis see tähendab seda, et on öö. Ja ühel päeval oli veel hommik ja õhtu ja hommik.
Ehk siis need on mingid lisad siin, mida tuleb ka arvestada, kui me vaatame seda kalendrit. Nii et juudi kalendri järgi siis koidik algab kuskil kell 5. Nüüd see sündmuste käik on nüüd selline, ja pange tähele, see nüüd on järgmise aasta täpselt see aeg, kui Jeshua risti löödi. Sellepärast on imehea samm-sammult see asi läbi käia. Siis saate aru, et Jeshua ei tõusnud üles pühapäeval selle arvutuskäigu järgi. Nii, Jeshua on kinni võetud ja kirjakoht ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanemate kogu, ülempreestrid ja ka kirjatundjad ning nad viisid Jeesuse suurkohtu ette. Luuka 22. Kell 9 löödi siis Jeshua juba risti. Kell 9 oli ta risti löödud. Siin läks natuke aega mööda, keskpäev, umbes sihukese kellapaiku, ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Ehk siis kuni kella 3 pärast lõunat tuli pimedus. Nüüd, kui Jeruusalemmas seisis püha tempel, toodi sinna paasapüha ohverdamine 14. Nissani pärast lõunal. See tähendab seda, et mingi loom tapeti siis pärast lõunal. Ehk siis ohverdati paasatall pärast lõunal. Ja see läheb väga hästi kokku sellega, et Jeshua suri kuskil kella 3 paiku. Siin on meil kirjakoht, kella 3 ajal kisendas Jeshua valju häälega, mu jumal, miks sa maha jätsid? Ja seda öeldes siis heitis ta hinge. Varem ta siis oli palunud ka juua ning tal ulatati see kibe selline vesi seal selle toika otsas. Ja põhimõtteliselt kella 3 paiku heitis ta hinge. Nüüd ta jäi sinna rippuma kenasti. Ja siis veel tunnistati, et see inimene oli tõesti õige. Kaljuhauda pandi Jeshua enne päikeseloojangut, sellepärast et šabat, kõrgšabat algas päikeseloojangul ja kui algas kõrgšabat, siis juudid mitte midagi ei tõstnud, mitte midagi ei tassinud ja tööd nad ei teinud. See tähendab seda, et kõik pidi toimuma enne päikeseloojangut. Ja seesama 72 tundi ehk 3 päeva ja 3 ööd hakkas jooksma sellest ajast, kui Jeshua pandi kaljuhauda. Ja see võis olla kuskil kella 6 paiku. Nüüd pange tähele seda, et kui ma räägin nüüd loomast, kui oligi paasa söömaajaks selline söögi valmistamine, siis loom tapeti, nagu ma ütlesin, kella 3 paiku kuskil ja siis hakati seda paasa söömaaega ette valmistama. Ja õhtul siis toimus see pidulik söömaaeg. Ja õhtul siis see kuskil päikseloojangu ajal on niimoodi. Ja järgmine kirjakoht on meil nüüd selline, et ja kuna oli pühade valmistumispäev, siis palusid juudid Pilaatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Ja siis Jeshua jünger Arimatia Joosep palus selle surnuga endale ja viis ta hauda. Nüüd me näeme seda, et öö saabudes muutub kuupäev ja läheb 15. Nissaniks üle. Aga nädalapäev, kolmapäev kestab veel edasi. Nädalapäev muutub alles peale südaööd, siis kui on kesköö, siis muutub nädalapäev ja saame neljapäevase päeva. Nii, mis me siis edasi võtame? Kui te juba praegu saate aru, et päev muutus peale südaööd, siis teil hakkab juba vaikselt selgeks saama seda, et kuidas teile on valetatud seal kirikutes, kantslites. Nii et lähme edasi, aina põnevamaks läheb. Siin on kirjakohad nüüd sellest, et ta peab hauas olema ja üles tõusma 3 päeva pärast ja hauas olema siis 3 päeva ja 3 ööd. Nii, lähme vaatame, mis see neljapäev toob.
Neljapäev siis on seesama kõrgšabat, mis algas siis kolmapäeval õhtul või päikeseloojangu ajal. Kõrgšabat kestab. Jeshua on hauas olnud, ütleme kell 6 ta pandi kaljuhauda, siin on ta juba hauas olnud 1 öö ja 1 päev. See siin on päev ja see siin oli öö. Nii et 1 päev ja 1 öö hauas olnud. Nagu te näete, siin on kirjas piibellik päev on päikeseloojangust kuni päikeseloojanguni. Nädalapäev sellega ei muutu, aga muutub kuupäev. Nädalapäev muutub alles südaööl ja siin me saame reede ja siin me võime lugeda veel, et oleks selge, milline see juudi päev on. Kui Jumal lõi aja, lõi ta esmalt öö ja seejärel lõi ta päeva. Ehk siis tema mõte oli see, et ennem tööd tuleb puhata, ehk siis puhka ja siis mine tööle. Seetõttu algab juudi kalendri kuupäev eelneva ööga. Seda ma näitasin. Ta algab eelneva ööga. Siin algab uus kuupäev. Kui siis ilmalikus kalendris algab ja lõpeb päev keskööl, meie teame seda väga hästi, siis juudi päev läheb õhtust veel edasi öösse. Ja šabat algab reede õhtul. Siin on veel kirjas, et nendel kuupäevadel, mil teatud tegevused on piiratud, näiteks töötamine šabatil või suurematel pühadel, jõustuvad piirangud eelneval õhtul, ehk siis päikeseloojangul. Lähme nüüd edasi. Kõrgšabat, siin on kirjas. Ja kui hingamispäev oli möödas, ehk siis kui see kõrgšabat siin sai mööda, ostsid Maarja Magdalena ja Jakobuse ema Maarja ja Salomee lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja me ei tea kellaaega, millal naised lõhnarohte ostma läksid. Kas nad läksid kohe peale seda kõrgšabatit, sest siin on terve ja mitu tundi aega sopata, kui poed on lahti. Või nad läksid alles järgmisel päeval, ehk siis reede varahommikul. Aga me teame kindlalt seda, et siin nad läksid ja ostsid. Nii et vaatame nüüd seda reedest päeva. Nüüd meil on reedene päev, täpselt sama see kirjakoht, mis eelmises kõige viimane. Naised läksid ostma lõhnarohte. Kas nad läksid siin kell 6:30 või kell 9 ostma, seda me ei tea. Aga seda me teame, et reedene päev on juutidel šabatiks ettevalmistamise päev. See tähendab seda, et käed on tööd täis, on vaja koristada, on vaja süüa teha, on vaja poes käia. Nii et naised haua juurde reedesel päeval ei jõudnud, sellepärast et neil oli vaja nii palju muid toimetusi teha ja nad toimetasid. Sest nad hakkasid valmistama iganädalaseks šabatiks. Nüüd kella 6 paiku on Jeshua hauas olnud juba 48 tundi, ehk siis 2 ööd ja 2 päeva. Ja päikeseloojangus pidi olema kõik igapäevatoimetused tehtud. Sellepärast, et oli algamas iganädalane šabat, issanda püha päev. Ja nagu te piiblist teate, Jahve kutsub oma lepingurahva endaga osadusse ja seda püha päeva tähistama laupäeval, mitte pühapäeval. Reedel söödi siis peredega koos ja laupäeval mindi sünagoogi uurima pühikirju. Ja veel kord meenutuseks, et piibellik päev on päikeseloojangust kuni päikeseloojanguni, nädalapäev veel ei muutu. Ikka on reede, aga peale südaööd algas šabat. Siis, laupäev põhimõtteliselt. Šabat algas tegelikult juba ka siin, päikeseloojangul algas tegelikult šabat. Siin mul ei ole seda kirja pandud, aga siin algas šabat. Nüüd on laupäev, 17 Nissan ja on šabat. Ongi iganädalane šabat, nüüd on kalendris ka kirjas šabat. Kõik puhkavad juhiste järgi ja on püha kokkutulek. Jeshua hauas olemine täitus siis, hauas olles täitus nüüd 72 tundi. See tähendab seda, et 3
päeva ja 3 ööd said siin sellel šabatil täis. Ta ei saanud rohkem hauas edasi olla, sellepärast et kui ta oleks olnud veel 1 öö edasi ja tõusnud üles pühapäeval, siis oleks pühakirjas pidanud olema kirjas, et ta oleks hauas olnud pidanud olema 3 päeva ja 4 ööd. Aga kuna oli kirjas 3 päeva ja 3 ööd, siis see täpselt arvutub selle ajaga, et Jeshua tõusis ülesse šabatil, päikese loojangul. Ehk siis kuskil, kui oli õhtune aeg, kus oli üleminek, see on ülemineku aeg. Nii et need pühapäeva pidajad, kes peavad täna pühapäeva, käivad koguduses pühapäeviti ja need pastorid, kes õpetavad seda, et Jeesus tõusis üles nädala esimesel päeval, pühapäeval ja selle auks me teemegi jumalateenistusi sellel päeval. Need pastorid peavad meelt parandama ja nad peavad häbenema, sellepärast et see on häbi, et sa tegelikult, kui sa oled olnud 20 aastat või 30 aastat pastor, ei tea seda. Ja sa eksitad oma kogudust juba väga kaua. Nii et sellepärast on ka siin, panin ka siia spetsiaalselt kirja, et inimese poeg Jeshua on hingamispäeva isand. Ta on see isand igas mõttes. See on tema päev. Mõistate? See on tema püha päev. Jumal on niivõrd perfektne ja niivõrd täpne ja ta ei eksi. Kui me vaatame siit nüüd natukene edasi. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime. Ehk siis ta pidi tulema võib-olla kuskil 3 paiku hommikul. Ehk siis siin ja kivi oli haualt ära tõstetud. Siin me näeme veel kirja kohta, et enne koitu läksid naised hauale. Väga vara, kui päike oli tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja siin on Maarja Magdalena, läks haua juurde siis, kui oli alles pime. Nii et me näeme siin, et väga mitu kirja kohta räägivad sellest väga erinevalt. Aga Jeshua ei saanud tõusta ülesse siin vara hommikul, sellepärast et siin oleks olnud juba kas siis päev, no mis iganes, igatahes ta ei saanud üles tõusta siit, sest siis oleks olnud 4. öö läinud siit jooksma. Aga see ei ole piibliga kooskõlas. Nii et Jeshua sai üles tõusta šabatil kuskil päikese loojangu ajal või lõppedes. Ja sellega täitus tegelikult ka see kirjakoht. Ta tõusis üles 3. päeval. Nii et kõik on piibellik, kõik on piibliga kooskõlas. Nüüd vaatame siin, ma panin siia ühe küsimuse. Ja ma soovitan ka teil küsida endalt see küsimus. Selle küsimuse, see tuli mul lihtsalt lambist. Et kui ma esitan endale küsimuse, kui Jumal on niivõrd perfektne, miks peaks Jumal oma poja Jeshua üles äratama läbi ajaloo tuntud päikesepäeval? Ta teab, et ka tänapäeval kummardavad inimesed sellel päeval päikest. Ja vee on pühitsenud ja eraldanud kõigist päevadest ainult 1 päeva. Ja see on šabat. See on issanda püha päev. Ja ta äratas ka oma poja just sellel päeval ülesse, sest see päev kuulub Jeshuale, kuningate kuningale. Ja need, kes on lepingus, tulevad teda kummardama šabatil. Jumal on niivõrd täiuslik ja niivõrd perfektne, et ta ei lubaks oma poega tõusta ülesse ebajumalatele pühendatud päeval, et siis inimesed 2 vahel oleks, keda kummardada. Seega, armsad kristlased ja armsad pastorid, teie kohustus on ikkagi jätkuvalt, nagu ma olen ka eelnevates videodes maininud, pöörata
jumalateenistused tagasi šabatile. Ja see on teie valik. Te ei saa mitte ühegi tõendiga tõestada seda piibelliku kirjakohtade alusel, et Jeshua tõusis üles pühapäeval. Ja kui te ütlete, et see ei ole vahe, et mis vahet seal on, et 3 ööd ja 3 päeva ja 3. päeval ja 3 päeva pärast, et need on lihtsalt mingisugused sellised, ma ei tea, sõnad või sümbolid, mis iganes, siis minu küsimus on see, et miks te üldse piiblit loete? Miks te üldse seda piiblit tsiteerite ja peate, kui need on nii tähtsusetu? Kui see on nii tähtsusetu seal sees, siis miks te üldse olete pastor ja miks te üldse piiblit siis loete ja oma ellu rakendate? Jumala sõna on ju tõde ja me peame käima selles tões. Ja ma tahan teile tegelikult näidata veel ühe sellise anomaalia, mis on piiblis kirjas ja mis on väga eksitav tegelikult. Üks kirjakoht, tuli see praegu meelde, ma kohe näitan. See on Markuse 15, 42-47. Aga ma loen algusest lihtsalt. See on see koht, kus Jeshua maetakse kaljuhauda. Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistumispäev, see tähendab reede. Mõistate, piiblisse on kirjutatud sisse reede. See päev tegelikult juba eksitab. Kui sa hakkad seda lugema ja sa loedki, see on reede, siis see loob inimesele sellise pildi, et tõesti, Jeshua pandi kaljuhauda reedel. Aga tegelikkuses see nii ei olnud. Selle kalendriga ma arvan, et ma tõestasin teile ära selle, et Jeshua löödi risti kolmapäeval. Ta pandi kaljuhauda kolmapäeval. Neljapäev oli šabat, reedel oli siis see aeg, kus naised läksid poodi, ostsid lõhnarohte ja valmistasid iganädalaseks šabatiks. Nad ei jõudnud kaljuhaua juurde ja iganädalasel šabatil nad puhkasid ja nädala esimesel päeval varahommikul pimedas, kui nad haua juurde läksid, märkasid nad, et Jeshua oli juba üles tõusnud. Aga see üles tõusmine toimus siis šabatil. Nii et armsad pastorid, kui te jätkuvalt peate suurt reedet kui Jeesuse Kristuse ristilöömispäeva ja pühapäeva kui ülestõusmispäeva, siis teate, et te eksitate kogudust nähtavalt. Ja piibel mõistab teid selles osas hukka. Ja ma usun, et teie koguduse liikmed ilmselgelt julgevad teilt nööbist kinni võtta ja nõuda selle päeva muutmist. Ja te ei saa longata 2 karguga. Te peate tegema valiku, kas te teenite Baali või te teenite Jumalat. See on teie valik. Nii et olge väga õnnistatud ja rahu teile. Ja kohtume juba järgmises videos.